Ja jälle siit spirituaalne kainestusmaja. Saame kaineks, mina ka tahaks saada kaineks. Mis on selle materiaalse energia selline hiirelõks? Et ta nagu mõistus ja materiaalne energia teeb hästi head koostööd, sest mõistus on niimoodi, et ta tahab kogu aeg uut ja värsket. See viib edasi, see on hea. Aga see argipäev, hall argipäev, tüdimuse energia, see on see, mis meid kogu aeg nagu ora, eks ju, tagumikus, kogu aeg ajab meid nagu ühelt objektilt teisele, ühest kehast teise, ühest jamast teise, ühest heast ja halvast asjast teise, see kahesuse pull, eks ju. Et sööd magustoitu, väga hea, jess. Keegi pakub 5. korda sulle 5 portsu seda magustoitu, siis ajab oksele ja oksed minema. Inimesed ehitavad suhted ka, eks ju, jälle uus ja huvitav, uus suhe. Issand, mis loosungid, pillid, aeg kluubis, eks ju, armumise aeg. See on ka Jumala poolt antud, et elus oled, et ikka üksteist leiaks. Siis saab armumise aeg läbi, siis hakkad mõlemalt igast huvitavat momente leidma, eks üksteiselt. Kuidas sa siis sellega harmoniseerid seda kõike, eks ju. Seda eripärasust, mis on kindlalt mõlemas ja luubid ja alguses on väga nunnu mingi kiiks, aga pärast see nunnu kiiks ei olegi nii nunnu. Et kui sa ehitad suhet ilma Jumalata, Jumal, kes on algne pidevalt, ta nagu lõputu isiksusena ja kui see suhe meil ei ole selleks, et üksteist innustada, et teadvustada ennast ja Jumalat, igavikulisi väärtusi, siis tekibki see rutiin. Ja seda on iseenda puhul ja teiste puhul, kas see on magustoidu näide või suhte näide või ma ei tea, mingid eesmärgid, mis me paneme, eks ju, siis me need saavutame, siis me need mingi hetk ei märkagi, et see on sellise materiaalse energia kõige tugevam nipp, kõige parem nagu siis püünis ja harmoniseerib hästi mõistusega, eks ju. Mõistus ütleb, et sa said selle väga hea, aga näed, seal on veel see värk. See jooksed siis kehalises ja meelelises kontseptsioonist elu järele, samastades ennast nende kehadega, nende objektidega, mida tahad kontrollida, ekspluateerida. Ja see rutiin, asjadest kiire tüdinemine ja inimestega harjumine, eks ju, tekib familiaarsus, eks ju, alguses oli uus ja huvitav, pärast, see on oma kuli, eks ju. Et kõik need sellised nähtused on sisse kodeeritud, kas meil meeldib või ei meeldi, kuna meil muud alternatiivi ei ole, siis me lasemegi ennast ära petta nagu kogu aeg. Et väga hea, et täna on nii, oi kui tore, eks ju, siis homme juba hakkab see, hard ära, siis jooksed järgmise asja juurde, eks ju. Et veel parem auto, veel suurem maja, eks ju. Aga kui sul on rohkem asju ja sa see ekspluateerimise nagu režiimil on, see tähendab ka vastutust, eks ju. Jumal vastutab, ta hoiab alale, eks ju. Meil ei ole nii palju šaktit, meil on nii väiksed osaks, et me ei suuda vastutada. Aga rabame endale. Ja siis on süda rahutu ja ei ole nagu südame rahu ja seda ei ole ka õnnetunnet. Et kingi saamisrõõm on väga hea, aga kingi tegemise rõõm tuleb välja hingele omasem ja loomulikum.